Tere hommikut ja õnnistatud pühapäeva teile kõigile. Selle tänase pühapäevaga on nüüd niisugune lugu, et siis kui kõik paremad mehed ära on, siis kutsutakse vend Känd. Aga ma olen palvetanud ja ma usun, et Jumal kuuleb ka minusuguse palveid. Ma olen palvetanud, et Jumala vaim täna tuleks siia meie keskele ja ta kõneleks sulle palju parema kõne kui see, mida ma siit taskust välja võtan ja mida ma paberi peale olen pannud. Ja ma pean kohe asja juurde minema, sellepärast et tekst, mis täna tuleb, see on kokku 13 peatükki Jumala sõnast. Ja see räägib meile sellest, et Jumal võib kõneleda. Jumal kõneleb meile oma häälega, Jumal kõneleb meie mõtetes, ta võib kinkida sulle nägemuse, ta võib saata oma inglid sinu ellu. Ja veel nendes samades lugudes, millest need 13 peatükki räägib, öeldakse ka, et Jumal annab unes. Ja mul ei ole ka midagi selle vastu, kui Jumal sulle unes annab täna, aga ära norskama hakka, kui sa siin oled. Ja sellepärast lähemegi kohe asja juurde. Aeg, milles me elame, ründab Jumala loodud perekonda. Perekond on saatana löögi all. Ja see ei ole mingisugune ime, vaid kui me piibli esimestelt lehekülgedelt juba loeme seda, et kuidas vaenlane ründas perekonda. Esimesest inimpaarist maa peal nad ei olnud täiuslikud. Aga selles oma mittetäiuslikkuses nad püüdsid teha seda, mida Jumal käskis neil teha. Ja niisuguseid paare me loeme läbi kogu selle pühakirja raamatu. Ja kellest me täna hommikul tahame rääkida ja kaasa mõelda, mul on 5 punkti. On Abraham ja Saarai või nii nagu Jumal nendel andis uued nimed. Saara ja Abraham. Ja esimene asi, kui Jumal tuleb meie ellu ja puudutab kedagi, siis tuleb tema kõnetus ja tema tõotus, mitte teotus. Ja esimene tekst, mida ma loen, on 3 salmi 1. Moosese raamatu 12. peatükist, kus see kogu lugu, milles me täna tahame olla, hakkab meie ees lahti hargnema. Ja issand ütles Abrahamile, mine oma maalt, omast sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan. Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind. Ja teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks. Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad ja panen vande alla selle, kes sind neab. Ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal. Ingliskeelne tõlge ütleb siin veel kenasti, et kõik perekonnad. See lugu, millest me täna räägime, räägib sellest, et kõik maailma perekonnad saavad sellest tekstist alates õnnistatud. Ja siis niimoodi Jumal rääkis Abrahamile. Ja mis siis on? Ta tuli alla, seal kus ta hommikul istus ja ütleb Saarale seal köögis siis, et kallis abikaasa, kes on hommikusööki talle valmistamas, et Jumal kõneles minuga. Tuleb pakkima hakata ja teele asuda. Saara vaatab oma mehele otsa ja küsib, et kuhu me siis läheme? Ei, sellest ei olnud juttu. Ja nii nad pakivad ja siit algab Abrahami ja Saara usuteekond, rännak sinna, kuhu nad lähevad. See nõusis usku, et võtta esimene samm. Ja see tee, sõbrad, mida me käime, see ongi usutee.
Küll meile meeldiks näha, mulle ennekõike, ma olen väga uudishimulik inimene, mis sellel aastal juhtub või mis homme sünnib, mis minust saab, mis minu lastest saab, mida elu toob ja seesama küsimus, suur märk, mis meist küll saab. Ma olen niisugune nõrganärviline ka. Ja siis vahel, kui on niisugused spordivõistlused, mis mulle väga huvi pakuvad, siis ma teen nii, et ma ei julge seda vaadata. Ja siis, kui tuleb järelevaatamine, kui ma juba olen teada saanud, kuidas see asi lõpeb, siis ma lähen ja siis on väga tore kõike seda vaadata. Sest sa tead juba, kes võidab, mis lõpus juhtub. Jumal annab meile tõotuse. Ja sa tead lõppu, enne kui sa juba teele asud. See on ka üks hea asi, kui me Jumala kojas oleme. Sõbrad, see raamat, mis minu ees on, ükskõik mis juhtub, see lõpeb hästi, me teame seda. See lõpeb hästi, kõik lõpeb hästi, sõbrad. Ja see tähendab seda, et kui Allar täna on lahingus või sina oled oma elu kõige kitsama koha peal, siis sõda on võidetud, halleluuja. Jumal tuleb ja annab oma tõotuse ja õnnistuse. Ja 3 õnnistust ja tõotust, mida siis ta tõotab siin Abrahamile. Ta ütleb, et sa saad suureks, sa saad õnnistuseks ja sa saad õnnistuseks teistele. Kui Jumal meid õnnistab, see on ka üks Jumala seadus, siis see on selleks, et sa saaksid olla õnnistuseks, mitte selleks, et meil oleks hea elu ja hea olla. Aga see teekond, kuhu ta meid kutsub täna, see toob meid välja meie mugavustsoonist. Saaral oli hea seal pliidi eest toimetada ja askeldada. Nendel oli hea elada, Jumal oli neid õnnistanud. Kõik oli olemas. Aga ta astus välja ja nad läksid teele. Teine asi. 14. kuni 16. peatükk, see on nüüd kõige valusam osa tänasel hommikul, on see räägib võitlustest ja ootamisest. On mäed ja orud meie tee peal, enne kui sa saad kätte Jumala tõotused. Ja seal see läks siis lahti. Nälg, oma maalt väljaminek, hirm, pimedus, lahkuminek, võitlused ja isegi paanika. Ja see 75-aastane Abraham ütleb, et Jumal, kuidas selle asjaga on, sa lubasid mulle ju anda. Aga kõige selle võitluste ootamise keskel Abraham on meile eeskujuks. Sest ta teadis seda, et ta pidas ustavaks seda, kes on tõotuse andnud. Ja sellepärast Hebra kirja autor ütleb meile nii, 11. peatükis. Sellepärast sündis ühest, sama hästi kui surnud mehest. Rahvas, kelle kohta Piibel ütleb, et neid on loendamatu hulk, nagu liiv mererannal. Patriarh Abraham, meie oleme täna tema lapsed. Võib-olla sa ütled täna hommikul, ma ei ole näinud Jumala tõotusi. Saara ütles ka kõikide nende raskuste keskel, minuga on midagi valesti. See on meie pärast, et need asjad ei sünni. Sõbrad, ei ole nii. Ei ole nii. Sõltumata meist. Ma tahan seda täna öelda ise endale, sõltumata minust. Need tõotused, mida Jumal on andnud, on jah ja aamen. On jah ja aamen. Ta annab meile oma sõna ja ei võta seda tagasi. Tõotuse, anni, kutse. See, mida ta on pannud meie ellu. Ja ka siis, kui meie oma allkirja sellelt lepingult ära võtame, siis seda kutsutakse Jumala armuks, mis katab selle, et ta ei pöördu meist ära ja ta ei lase meist lahti. Mulle meeldib see väljend, ma olen selle peale mõelnud.
vanas eas hakkad igasugu haiguste nimest ka mõtlema ja juba varakult. Ma kutsun seda taevaseks dementiaks. Jumal unustab ära kõik selle, mida me oleme valesti teinud, kus me oleme valesti elanud ja tõepoolest piibel ütleb, et ta ei tuleta seda meelde. Kui meie asjad on valesti läinud, see taevane dementia, kui me näeksime taevast tõeliselt, me elaks teisiti. Kui me näeksime, mida palve suudab korda saata, siis me palvetaksime palju rohkem. Ja me ütleme seda, me usume, et usuteel on tõepoolest olemas need võitlused. Kui keegi on inimene, kellele ei meeldi oodata, siis see olen mina. Kohvi käib nupuga, toit on kiire, pakk peab tulema homme. Ja niimoodi me elame. Ja siis on keegi süüdi. Süüdistame iseennast. Siis teine suur süüdlane on loomulikult naine. Või lapsed, või kogudus, või kõige hullem on see, et Jumal on kõigest süüdi. Aga Jumalat ei piira aeg. Ja sellepärast kasv ja tervis ei ole piiratud ajaga. Ja sellepärast ma pigem mõtlen niimoodi. Jumal, sa oled mind tervendanud. Aga selle esiletulek võtab veel pisut aega. Seni, kuni see manifesteerub minu elus. Jumal, ma tänan, et sa oled mulle anni andnud. Aga enne, kui see saab tegutseda, ma pean veel kasvama selles annis. Ja siis tuleb nii, et kui olukord läheb kriitiliseks, siis me hakkame Jumala eest asju korraldama. Saara otsustas ka, et nüüd ma võtan selle asja oma kätte. Ja siis tuleb Haagar ja sünnib Iismael. Temast tuleb mees nagu metseesel. Tema käsi on igaühe vastu ja igaühe käsi on tema vastu. Ta elab vaenus kõigi oma vendadega. Mulle meeldib, pastor Veiko ütlus, et ära mine Jumala asjadest ette. Ja see teine pool on väga valus. Tuleb vahel oodata. Aga ootamises juhtub midagi. Paulus ütleb meile niimoodi Rooma kirja 5. peatükis. Kannatlikkus toob püsivuse ja püsivus lootuse, aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on püha vaimu kaudu valatud meie sisse. Ja kui Allar ei jaksa oodata, siis ma ütlen, et ma tänan Jumal, et sa elad oma vaimu läbi minu sees. Jakobus lisab juurde, usu katsumine teeb meid kannatlikuks, et te oleksite täiuslikud ja terviklikud. Ja siis sa võid vahel päris uhke olla. Ma olen ka juba nii kaugel. Et kui keegi tuleb ja ütleb, et elevant võib lennata, siis ma ei ole mitte nõus võib-olla sinuga. Aga ma ütlen, olgu nii. Mind ei huvita veenda seda, et minul on õigus. Ma mõtlen üha enam oma noorepõlve peale, Eestimaa patriarhide peale, kelle põlvede juures ma võisin kasvada, Ülo Meriloo ja Rein Uuemõis ja vahel oli niimoodi, et sa läksid ja Allar tuli jälle ja rääkis, et see elevant lendab. Ja nad lihtsalt jäid vait, ma mõtlesin, et kas ta ei kuule mind või ei saa aru. Aga vaatasid oma armastavate silmadega mulle otsa, ütlesid, et Allar, palvetame. See rahu, mida me enda sisse saame, on palju väärtuslikum sellest, kas mul on õigus ja väidelda sinuga, kas ta siis lendab või ei lenda. Kolmas asi. Uus leping. Ta on tulnud läbi nendest võitlustest, saanud kätte Jumala sõna ja tõotuse. Ja siis 17. peatükk algab niimoodi. Kui Aabram oli 99 aastat vana, siis issand ilmutas ennast Aabramile ja ütles,
mina olen kõige väeline Jumal, käi minu palge ees ja ole vaga. Ma teen lepingu enese ja sinu vahel, teen sind väga paljuks. Siis Abraham heitis silmili maha ja Jumal rääkis temaga öeldes, see olen mina. Vaata, mu leping sinuga on, et sa saad paljude rahvast isaks. Sinu nime ei hüüta enam Abramiks, vaid su nimi olgu Abraham, sest ma teen sind paljude rahvaste isaks. Ma teen sind väga viljakaks ja lasen sind rahvaiks saada, kuningadki põlnevad sinust. Ma teen lepingu enese ja sinu vahel ja sinu soo vahel pärast sind igaveseks lepinguks sugupõlvedele, et ma olen Jumalaks sinule ja su soole pärast sind. Ja ma annan sinule ja su soole pärast sind selle maa, kus sa võõrana elad kogu Kaanini maa igaveseks omandiks. Ja mina olen neile Jumalaks. Leping saab sõlmitud. See ei lähe nii, nagu evangeelsetel krusaadidel vahel öeldakse, et kui sa tuled Jumala juurde, siis kõik sinu probleemid kaovad. Mõni kiriku inimene ütleb, et siis kui ma Jumala juurde tulin, siis kõik jamad alles algasid. Aga Jumal teeb meiega lepingu. Ja see leping on selles, et ta saadab Jeesuse. Ja selles uues lepingus on see, et nendes minu hädades ja minu raskustes on Jeesus Kristus minu paadis. Ja selles lepingus kõndides juhtub midagi. See on uus leping. Kristuse kaudu. Ja me kogudusena tavaliselt esimesel pühapäeval alati tuletame seda meelde. See on uue lepingu laud, kuhu Jumal meid kutsub. Seal on tool sinu jaoks. See laud on kaetud. Seal on kõik olemas, mida meil elus vaja on. Ja arve on makstud. Toredaid laudu on küll, kuhu meid kutsutakse. Ja vahel on õnnetu see, et ei kutsuta ka kuskile. Aga arve tuleb pärast maksta. Meie jaoks on kõik tehtud. Jumal on maksnud. See on meie uue lepingu laud. Ja siis on veel enam midagi siin. Uus nimi. Ta ütleb, et ma annan sulle uue nime. Ma olen sellest ka aru saanud, see mulle teeb head meelt. Sõbrad, me oleme ainult ekskursioonil, läbi kõndimas sellest maailmast. Ja kui ta räägib sellest uuest nimest, siis ma mõtlen nii, et midagi Allarist on juba seal. Midagi Allarist on juba seal pool. Ja Piibel ütleb, see on see leping, mille kaudu ta kirjutab meie nime oma eluraamatusse. Minu nimi on juba seal, halleluja! Ja siis selles peatükis on veel midagi, mida mitmed mehed ei oska mõista ega teada. Selles peatükis ta pärast räägib veel Saaraga. Jumal tuleb Saara juurde. Sina oled see, kelle läbi see tõotus täitub ja õnnistus tuleb. Ja mis Saara teeb? Ta on see jalad maas tüüp. Ha. Kui Jumal tõotab midagi, sõbrad. Kallid õed, kui Jumal tõotab midagi, siis ta ei tee kunagi nalja. Ja see on tema tõotuste raamat. Ja sellepärast ka armas vend, ära imesta, kui Jumal kasutab ja kõneleb ka temale, kes on sinu abikaasa. Halleluja. 4. asi, eelviimane. Tõotuse täitumine. See on ka ilusti kirja pandud. Me loeme 21. peatüki esimesed 5 salmi. Ja issand hoolitses Saara eest nõnda, nagu ta oli lubanud. Ja issand toimis Saaraga nõnda, nagu ta oli öelnud.
Saara jäi lapse ootele ja tõi Abrahamile poja ilmale ta vanas eas määratud ajal, millest Jumal temaga oli rääkinud. Ja Abraham pani oma pojale, kes temale sündis, kelle Saara temale ilmale tõi, Iisak nimeks. Ja Abraham lõikas oma poja Iisaki ümber, kui see 8-päevane oli, nõnda nagu Jumal teda oli käskinud. Ja Abraham oli 100 aastat vana, kui poeg Iisak temale sündis. Aga Saara ütles, Jumal pani mind naerma. Igaüks, kes sellest kuuleb, naerab mind. Ja ta ütles, kes oleks võinud Abrahamile kuulutada, et Saara imetab veel lapsi. Ometi tõin ma temale poja ilmale oma vanas eas. Iisaki sünd on tõotuse täitumine. Autasu Jumala plaani uskumise eest. Kuidas see siis välja nägi? See nägi nii, et Abraham võttis kõigepealt rollaatori ja siis läks õue ja ta näitas kõigile. Siin on minu poeg, kelle Jumal mulle tõotas, keda ma 25 aastat pidin ootama selles päevas, kui ta mulle selle rääkis. Ja ta on siin, ta on Jumala ime. Siis ta istub oma voodiserval ja kõigutab teda. Ma pean iga nädal arstil käima. Aga siin on minu tunnistus. See tõotuse täitumise laps, Iisak, kelle Jumal temale andis. See on see usutee, mida Abraham ja Saara käisid. Mida ta on teinud sinule? See peab saama tunnistuseks teistele. Ma olin väga noor poiss, kui minu ema igavikku läks. Aga selleks ajaks mul oli selge. Ema rääkis mulle alati, igal võimalusel. Allar, see, et sina elad, see on Jumala ime. Me palusime ja Jumal kinkis sind meile tagasi peale seda, kui sa olid pool aastat haiglas olnud. See, mida Jumal on teinud sinule, peab saama tunnistuseks teistele. Räägi seda, näita seda välja, mida Jumal sulle on tõotanud, mida ta on kinkinud ja mida ta on teinud sinu elus. 5. ja viimane. Pärand järeltulevatele põlvkondadele. 5. Moosese 22. peatükis see tõotuse laps oli juba kasvanud. Nad olid näinud need vaevapäevad ja ta oli juba rõõmuks kogu perele. Ja Jumal proovib Abrahami uuesti. Ja ta ütleb, anna oma poeg minule. Ja Abraham läheb Iisakit ohverdama. Ja siis, kui ta on kõik teinud, siis Jumal ütleb talle nii 22. peatüki 15. kuni 18. salmini. Ja issanda ingel hüüdis Abrahami teist korda taevast ning ütles temale, ma vannun iseenese juures, ütleb issand, sellepärast, et sa tegid seda ega ei keelanud mulle oma ainsat poega. Ma õnnistan sind tõesti ja teen su soo väga paljuks, nagu tähti taevas ja nagu liiva mere ääres ja su sugu vallutab oma vaenlaste väravad ja sinu soo nimel õnnistavad end kõik maailma rahvad, sellepärast, et sa võtsid kuulda minu häält. Sinu perekond on õnnistatud Abrahami usu pärast. Minu perekond on õnnistatud Abrahami usu pärast. Kui sa kuuletud Jumala häälele, siis alati järgneb sellele tasu. Aga mida me peame tegema oma elus? Me peame õppima kuulama seda häält. Kui ma noorem olin, siis ma arvasin nii, et kõik asjad on minu käes ja mina kontrollin kõike. Ma olen olnud väga keerulistes olukordades. Ja täna ma arvan nii, et minu käes ei ole midagi. Ja mina ei kontrolli mitte midagi.
Ja siis tuleb see küsimus, et kas see on ikka Jumala hääl, mis mulle kõneles? Või oli see minu mõte? Või kust see tuli? See ei ole lihtne. Ma mäletan, see oli 2 lugu. See oli ühel koosolekul, see oli vägev koosolek. Ja korraga ma istun kuskil seal ja kuulen, mine võta pastori käelt kinni ja mine sinna ette ja hakkage tantsima. Kogu rahvas ülistab Jumala, hakka tantsima. Ja siis ma kuulen, et halloo, ma olen ju valge, tumedad ainult tantsivad. Ja siis teine veel hullem mõte, et kui mu naine seda näeks, siis see kindlasti ei ole ilus. Siis on teine koosolek. Keegi vend palvetab ees ja ma tunnen, kuidas Jumala vaim voolab selle asja üle ja ma tunnen oma südames. Nüüd tõuse, mine ja hakka palvetama inimeste pärast. Ja seda ei olnud kavas ja see palve lõpeb kohe ära. Ma ei lähe kuhugi. Ma ei ütle nüüd nende asjade kohta, mida Jumal kõneleb kellegi teise kohta. Nende asjade kohta ma olen väga ettevaatlik. Aga teate, mida ma olen otsustanud? Ma olen nõus jääma rumalaks. Aga ma teen seda, mida Jumal mulle ütleb. Selle asemel, et jätta tegemata seda, mida tema hääl on ütelnud ja olla sõna kuulmatu temale. Siinkohal tundub, et hea mõte edasi, mida on Veikor teada said vestluses, et kui tuleb kõnetus Jumalat, punkt 1, mõelda umbes nii, et kas vastab sõnale, üks kriteerium, teine asi, valmistada selle koha pealt, 3. konsulteerida autoriteetsete kristlastega. Ja, vahel on nii, et ei jõua kõike seda teha, aga see on väga hea. Nii, näete, pange üles, jutus tuli siit. Ja lõpetuseks. Abrahami lugu lõpeb nii. Piibel ütleb nii, et kui Abraham suri, siis tema järel Jumal õnnistas tema poega Iisakut. Ja ma olen täna väga tänulik, et Jumal kord seisatas minu isa juures. Jumal õnnistas Alfredit. Ja peale Alfredit ta õnnistas tema poega Allarit. Ja siis ta õnnistas Karmelit ja Karli ja Gabrielit. Ja peale neid ta õnnistas Eliast ja väikest Liisut. Sa võid elada Jumala õnnistuste all. Need on nii, et sa ütled, et kuule, sa oled nüüd usuisast ja patriarhist meile kõnelenud ja sa oled tõstnud täna lati 2,40 peale. Sellest ei hüppa keegi üle. Kunagi ma 1,30–1,40 hüppasin, nüüd ma võib-olla 60 sentimetrist ei saa ka hakkama. Aga Taavet ütleb meile, kui Jumal oli oma tõotused tema ees täitnud. Ma lähen oma vaenlasele kallale ja koos Jumalaga, mis ta ütleb, ma ütlen, hüppan üle müüri. No mitmed on Jeruusalemmas käinud või vähemalt pildi peal näinud. See ei olnud mingi karjapoisi aiakene, vaid see oli linnamüür. Oma Jumalaga ma hüppan üle müüri ja me võime minna ja täita selle ülesande, milleks Jumal meid on kutsunud. Sellepärast täna hommikune kõne ei ole midagi muud meie jaoks. Kui kutse usuteele ja seisma nende tõotuste peal, mida Jumal on meile andnud.
Ja ta ei pane meile kunagi suuremat koormat, kui me kanda tohime. Selle looga ma nüüd lõpetan. Ma sain pastor Veiko käest teisipäeval raadiostuudios loa, et seda teile rääkida. Ma lugesin seda mõni nädal tagasi ja võib-olla sa oled kuuldud, anna mulle andeks. See oli mees, kelle nimi, ma pean nüüd vaatama, et ma valesti ei ütle, oli Mordecai Hamm. Telgi jutlustaja, kes kõneles 1800-ndate lõpul ja 1900-ndate algul. Ja aasta oli 1934. Ja see mees see oli Põhja-Carolinas mingi linn, kus ta on siis telgi koosolekut pidamas. Ja 2 14-aastast poissi kõnnivad siis sellest koosolekupaigast mööda. Ja ta oli niuke hästi kõva häälega, see armastuse apostel. Ja ta kuulutab evangeeliumi ja poisid kuulevad ja lähevad ja vaatavad, et mis seal sünnib. Juhhaidi kogu saal on täis. Ja nad lähevad edasi, sest nende jaoks ei ole kohta. Ja siis kohanäitaja näeb, et need 2 poissi on ära minemas. Ja jookseb järgi. Ütleb, poisid, tulge tagasi. Tõmmake kokku. Nõmmel on ka varsti nii juba. Sõbrad, tuleb kokku hakata tõmbama pinkides. Et need, kes tahavad ära minna, nendel oleks kohta, kuhu istuda. Ja seal need poisid kuulavad selle juttuse ja annavad oma elu Jumalale. Üks nendest poistest oli Billy Graham. Ja teise mehe nimi oli Grady Wilson, kes aitas korraldada Billy Grahami kõik maailma krusaadid. Aga keegi ei tea, mis selle uksehoidja nimi oli. 100 miljonid inimesed leidsid tee Jumala juurde. Sellepärast, et üks uksehoidja otsustas, et ta ei lase nendel poistel minna. Vaid ta läheb ja leiab neile koha, et nende elu võiks muutuda. Jumal ei pane meile ette seda 240. Ta ei ole kutsunud meid kedagi maailma päästma, vaid meie usu ja Jumala tõotustest kinnihoidmise läbi võiks kellegi maailm muutuda. Sellepärast seisame seal, kus me oleme. Ja loodame Jumala peale. Aamen. Ja pastor ütleb, et tuleks palveta. No nii, kiitus Jumala. Tõuseme palveks. Püha Jumal, me seisame sinu ees. Ja me täname, et sa armastad meid. Sa ei tuleta meie pahategusid meile meelde, vaid sa ütled, et sinu poja Jeesuse Kristuse veri puhastab meid kõigest patust. Issand, ma õnnistan kogu Nõmme kogudust ja õnnistan ka nende järgmist pühapäeva, kui sa selle kingid. Kui nad tulevad sinu laua juurde ja ütlevad, et Jumal, ma tänan, et seal on sinu allkiri ja pitsat all sellel lepingul, mida sa oled meiega teinud. Ja täna ma ütlen, issand, ma tahan oma allkirja sellele lepingule panna. Issand, anna mulle jõudu käia sellel usuteel. Uskuda sinu tõotustesse, sellesse, mida sa oled minu ellu rääkinud, Jumal. Ja anna mulle palun jõudu. Täita see osa, mida sa oled kutsunud mind tegema. Aita mind oma püha vaimu läbi. Ja issand, ma tänan, et sa tahad õnnistada mind. Sa tahad teha mind suureks vaimu poolest, issand.
Nii et minu elu on õnnistatud selle läbi, mida sa kõneled mulle ja mida sa teed minu elus. Ja et selle minu elu kaudu võivad õnnistatud olla need, kellega ma kokku puutun. Aamen.